Külli, miks sina liitusid programmiga Järgmise taseme mina ettevõtjana? Mis oli sinu ootus? Mina otsustasin liituda programmiga, sest ma tundsin, et ma olen oma asjadega kuidagi ummikus ja ma ei tea täpselt, mida ma peaksin edasi tegema või kuidas ma peaksin edasi liikuma. Ja minu jaoks oli nagu selline oma näoga pildis olemine ja nähtaval olemine oli veitsa keeruline. Ja sellepärast ma nagu soovisin saada veitsa tuge. Kui sa olid valimas seda programmi, siis millised hirmud, kõhklused või kahtlused sul alguses tekkisid, et kas ikka võtta või mitte, kas see on mulle? Alguses ma jätsin selle üldse kõrvale, ma arvasin, et mul ei ole seda vaja. Et see tundus mu jaoks esialgu liiga kallis ja ma mõtlesin, et mul ei ole seda raha, et seal osaleda. Aga siis ma ikkagi sain aru, et üksi ma sellest olukorrast päris välja ei saa ja et ma peaksin niikuinii kellegi poole pöörduma, et saada nagu kuidagi järgmised sammud paika. Ja üks, mis minu jaoks oli veel, ma ei olnud päris kindel, kas ma suudan oma päeva nagu ajakavas leida see aeg, et sellele päris 100% pühenduda. Ja nüüd, kui sa liitusid selle programmiga, siis mis nendest hirmudest ja kõhklustest sai ajas? Umbes esimese kuu lõpuks, siis ma olin oma asjadega päris sellises raskes kohas, siis ma tundsin, et mul ei ole seda aega, et seda kõike teha, aga siis vist Zoomi kõnes vist oligi see, või Zoomi kohtumises me arutasime selle läbi, et ma ei leia seda aega. Ja siis ma sain aru, et ma pean panema väga täpselt kellaajaliselt paika oma päevaplaanidesse kõik tegevused, kõik ülesanded ja jätma sinna aega veel või sinna varuaega sinna vahele, kas siis puhkamise jaoks või juhul, kui mõni ülesanne venib natukene pikale, et siis ma saan selle ikkagi lõpetada. Ehk siis aja planeerimine aitas sellest probleemist läbi tulla ja vastused aja planeerimiseks tulid just nimelt programmis, nii et vastupidi, sa mitte ei kaotanud ajas või sa võitsid ajas. Ja sul oli teine hirm ka, et kas see on ikka mulle, et see on liiga kallis, et kuidas sellega läks aja jooksul? Ma ütleks, et tegelikkuses, kui ma olin selle otsuse juba ära teinud, et ma liitun, juba siis hakkasid toimuma mingisugused veidrad muutused. Mul tekkis juurde mitu klienti ja juba ainuüksi see, et ma selle otsuse ära tegin, see muutis tegelikkuses juba väga palju. Ja ma leidsin selle raha ja selles mõttes kõik sujus väga hästi. Ja, küsimus ei ole kunagi ajas. Küsimus on otsuses. Küsimus ei ole kunagi rahas. Küsimus on otsuses. Kui me selle ära teeme, siis boom, nad tulevad. Mis sulle Järgmise taseme mina ettevõtjana programmi juures kõige rohkem meeldis? Kõige rohkem mulle meeldisid Zoomi kohtumised. Meil oma grupis ja ka siis need töötoad, mis meil olid, et need andsid väga palju juurde nagu, et sai nagu oma neid plaane ja asju, sai nagu kellegagi arutada ja sai need nagu täpselt kirja panna, mida ma pean tegema, kuhu maani ma pean oma asjadega jõudma, et see omavaheline arutelu oli see üks suur pluss selle juures. Kuidas Järgmise taseme mina ettevõtjana eristus teistest turul pakutavatest programmidest, mis on mõeldud ettevõtjatele? Mulle meeldis selline praktiline pool, et ma saingi kohe need asjad ka töösse panna. Et kui meil oli sotsiaalmeedia teemal või müügi teemal olid meil need töötoad, siis ma sain kohe neid nagu rakendada. Et just see oli nagu täpselt, ma sain enda tegevusest lähtuvalt sain neid asju nagu hakata nagu sättima ja et see oli see hea pool. Et ei olnud ainult teoreetiline, vaid ma sain kohe nagu praktiliselt ellu viia see. Millise lisaväärtuse andsid sulle iganädalased grupiga Zoomi kohtumised? Need oli, selles mõttes ongi, et ma sain oma need plaanid on ju paika ja siis kuidas ma siis järgmine nädal lähen ja ütlen kellelegi, et ei, ma ei jõudnud teha või ei, mul ei õnnestunud või ma ei viitsinud või midagi. Et seda vabanduste otsimist jäi nagu ära. Et ma ikkagi pidin ennast ju liigutama ja ma pidin selle ju ära tegema, et edasi jõuda.
Sest sammud olid ju juba ees ja ajakavas kirjas, on ju. Selles mõttes kõik oligi nagu ju detailselt paika pandud, et ei olnud seda, et ma ei tea, kuidas teha või mul olidki täpsed ju sammud, et mida ma nagu tegema pean. Ehk siis küsimused said vastused ja vabandusi enam ei olnud kuskilt võtta. Ja Äge. noh, minu puhul ju, kui ma mingil hetkel ei jõudnud oma ülesannetega, siis ütleme, kui mul koolinädal näiteks oli, siis ma tegingi ju nädalavahetusel ja siis ma tegin ka kõik need asjad järgi. Et ei olnud seda, et noh, et isegi kui ma nagu ei jõudnud nädala sees, siis tegelikult ikkagi nädalavahetusel jõuab oma asjadega järgi. Kas sinu programmile seatud eesmärk ja ootused täitusid selle programmi ajal? Ma arvan, et nad täitusid ja ma arvan, et nad ületasid ka kõvasti neid ootusi, et ma ei arvanud, et ma leian siit sellised sõbrad ja sellised koostööpartnerid ja selles suhtes ma ei oleks seda osanud oodata. Ja kui sinu üks eesmärk oli kasvatada ka enesekindlust, siis kuidas sa tunned, et see enesekindluse kasvatamine, nähtavuse kasvatamine sinu jaoks rolli mängisid? No minul oli ju suur hirm oli esinemise ees ja ma mäletan, et kui me seal töötoas või oli coaching, ma täpselt praegu seda ei mäleta. Kui me seda seal arutasime, siis pärast seda ma hakkasin seda nagu hoopis teistmoodi enda jaoks mõtestama. See ei olnud enam seesama ja nüüdseks on mul selline mingi sihuke hasart tekkinud, et ma tahan kogu aeg nagu kuidagi lükata seda hirmupiiri nagu järjest kaugemale ja ma tahan nagu testida iseennast, et kas ma seekord suudan nagu paremini esineda. Ehk Et siis selles sa oled hirmust teinud sellise kasvava enesekindluse väljakutse. jah, see seab nagu minu jaoks nagu mingi uue eesmärgi, mida nagu siis püüda ja mida ületada. See hirm on ainult seal selles mugavustsoonis olles. Kui sa hakkad sealt nagu edasi liikuma, siis see hirm järjest väheneb. Millise tulemuse või teadlikkuse või mis iganes moel väärtuse võrra rikkamana sa tunned, et lõpetad selle programmi? See, et ma olen muutunud enesekindlamaks ja julgemaks, see annabki mulle see ongi see väärtus, et ma julgen proovida nüüdseks hoopis teistsuguseid asju või teistsugust lähenemist oma ütleme ettevõtte koha pealt kui ka isikliku elu koha pealt. Ja mul on tekkinud, et enam ma ei hakka esimese takistuse puhul otsima nagu mingit vabandust, vaid ma hakkan otsima nagu mingit lahendust. Et selles suhtes see mõtteviis on selle koha pealt juba muutunud. Milline väärtus oli sinu jaoks programmis sisalduvatel ettevõtlusalastel teemakäsitlustel, mis olid nii minu poolt kui ka siis külalisekspertide poolt? No see oligi see praktiline, et ma sain nad kohe nagu töösse panna. Ettevõtjana neid valdkondi on ju väga palju, mida teha ja et selles suhtes ma saingi nagu ka ütleme sotsiaalmeedia koha pealt, et ma tegin kohe ju TikToki konto ära ja läksin nagu järjest nagu samm-sammuliselt edasi. Et kui algul ma välistasin TikToki, ma mõtlesin, et see ei ole minu platvorm, on ju. Et ma arvan, et ka teistel ettevõtjatel on mingisugused enda piirid ette seatud, mida nad arvavad, et noh, et sinnamaani ma ei lähe, aga tegelikkuses nende arutelude ja nende töötubadega selgub, et aga tegelikult ju võiks. Millise muutuse tõi selle programmi läbimine sinu ellu? No nüüdseks see hakkas selle aasta algusega peale, kui mul hakkasid tekkima erinevad kliendid ja nüüdseks on mul neid nii palju, et ma hakkan mõtlema selle peale, kuidas oma tiimi luua, sest et ma ise enam ei jõua. Ja kust nad tulid, ma ei tea. Aga järsku hakkas neid nagu tulema. Et selles suhtes, et juba selle kliendibaasi koha pealt on see muutunud nagu suuremaks ja jälgijaskond vist natukene on kasvanud, kuigi mitte nii palju, kui ma alguses arvasin. Aga vist selle sotsiaalmeediaga on see lugu, et see toimib nagu pikemaajaliselt või kaugemal hakkab see nagu päriselt toimima. Et seal, kus ma selle eesmärgi panin 3 kuu peale, siis tegelikult need ei toiminud. Aga nüüd, kui pärast seda 3 kuud, siis ma vaatan, et ikkagi nagu kuidagi tekivad need uued jälgijad sinna juurde. Kuigi meenutades programmi aega sinuga, selliste liituvate klientide buum oli sul kohe alguses, kui me programmiga alustasime, siis kuskil seal vahepeal, siis oligi, detsembris oli selline väike rahulik paus, vist keegi ei teinud siis väga tööd, seepärast oligi vaikus. Ja siis jaanuaris, taas on ju. See käib lainetena. Ja sa ütled küll, et sa ei tea, kust nad tulid, aga ilmselgelt sa tegid midagi sellist, mis lõpuks viis nad selle otsuseni, et jah,
ma usaldan oma ettevõtte külli kätte. Ma arvan, et üks osa, et see on see, et tuleks kuidagi seda järjepidevust nüüd hoida edasi samamoodi, et need postitused ja uudiskirjad ja kõik see, et see järjepidevus peab seal nagu taga olema. Et siis tulevad need tulemused ka. Kuidas jäid rahule programmi läbiviija, coach'i ja mentori Kadri Keermega? Ja Kadri on loomulikult väga tore ja väga armas ja ta ongi päriselt selline särav, nagu ta siin ekraani peal paistab, on ju. Et ja mis oli veel minu jaoks on huvitav, et ta oskab alati küsida selliseid küsimusi, et ma oskan iseenda seest leida selle vastuse. Mis varasemalt ma ei ole kuskil nagu programmides sellist asja nagu kohanud, et nii täpselt ta oskab nagu leida selle küsimuse ja selle punkti, kuhu vajutada ja küsida. Kas sa soovitad seda programmi teistele? Miks? Ma soovitan seda programmi nendele, kes tunnevad ka samamoodi nagu mina alguses, et nad ongi mingisuguses ummikseisus ja nad ei tea, mis suunas või kuidas üldse edasi liikuda. Et selle programmiga tõenäoliselt nad leiavad üles oma selle miks nad üldse alguses alustasid ja saavad paika oma fookuse ja oma suuna. Ma arvan, et selliseid ettevõtjaid praeguses olukorras on päris palju, et nad võiksid seda kaaluda küll. Mida sa soovitaksid nendele, kes praegu kaaluvad ja ei tea, no mida siis teha, kas see on see, mis viib mu siit välja? Ma võin neile öelda, et Kadri oskab raudselt küsida täpselt sellised küsimused, et ta aitab välja sellest august. Peamine, et on valmis ka neid samme ellu viima, mis sealt välja tulevad küsimustest. Ta peab seda väga tahtma ja kui sul on see tahtmine olemas, et sa tahad muutusi, siis Kadri suudab seda teha küll. Jah, sest enesekindlust kasvatame me protsessi sees. Et kui sa ütlesid, et selline tunne jäi, et alguses kõik ei täitunud programmi jooksul, siis mina nägin küll sinu enesekindluse kasvu kogu programmi vältel. Et see oli küll väga äge kõrvalt vaadata. Kuidas tunned? Kas sellest programmist saadud väärtus on vastavuses sinna pandud ajalise ja finantsilise investeeringuga? Finantsilise koha pealt ma ei ole päris kindel, sest mul on tunne, et see programm on väga raske panna nagu rahanumbritesse, et selle väärtus tegelikkuses on väga suur, aga ma isegi ei oska panna sellele seda rahalist väärtust, et ma arvan, et ükskõik, mis see või noh, selles mõttes mitte mingi 10 miljonit on ju ei maksaks, aga et selles mõttes, et isegi kui see programm oleks olnud kallim, kui ta tol hetkel oli, siis nüüdseks, kui ma olen selle läbi teinud, ma tunneksin ikkagi täpselt samamoodi, et see oli seda väärt, sest selle mõju kestab veel ju päris pikalt. Et see ei ole ainult praegusel, sellel 3 kuul on ju, vaid selle mõju tuleb siin veel päris kaua, võib-olla see võib isegi aastateks olla. Täpselt nii kaua, kui neid põhimõtteid, mis sa kaasa võtsid ja millise kasvu sa iseendas sellega tekitasid, edasi kannad, täpselt nii kaua on kõik see sinuga. Mulle isegi tundub, et seda ei olegi võimalik kaotada, kui just ei otsusta, et kõik kotid, pillid nurka, ettevõtte nurka. Tegelikult isegi siis saab. Enesearengu teekond läheb ikka edasi. Kuhu iganes ka mujal edasi ei lähe, siis see eneseareng jääb ikka endaga. Sest see julgus ja see enesekindlus, mis mina praeguseks olen saanud, ma arvan, et see aitab mind igal pool nagu edasi. See ei ole nagu seotud ainult minu ettevõttega, vaid see on ka muude asjadega. Isegi kui ma selle ettevõtte nüüd nagu kokku pakiks, siis tõenäoliselt ma teeksin mõne aja pärast uuesti, et ega see ei jääks nii. Kui peaksid selle programmi vaid paari sõna või lausega kokku võtma, siis kuidas see kõlaks sinu jaoks? Programm, mis muudab sinu elu ja annab su tegemistele uue suuna. Kui sa seda suunda edasi kõnnid, siis sa saavutad just need tulemused, mida sa soovisid. Sa tunned, et sa tahaksid midagi veel lisada, midagi veel öelda nendele inimestele, kes praegu mõtlevad ja kaaluvad. Tegelikult see ei ole, mina ka kaalusin alguses päris pikalt, aga tegelikult sa pead lihtsalt tegema selle otsuse, et sa soovid neid muutusi, ükskõik mis need muutused siis tulevad, sest ega päris alguses mina ju ka ei teadnud, mis saama hakkab ja millised on need tulemused, kuhu ma jõuda tahan. Ma lihtsalt teadsin, et ma pean kuidagi minema edasi ja mul on vaja midagi. Ma ei teadnud ise ka täpselt mida. Et tõenäoliselt see, kui sa juba teed ära selle otsuse, siis see juba annab sulle uue väärtuse ja saad aru, mida sa tegema pead. Aitäh sulle! Aitäh sulle!